kuidas saada oma mänguliigutus paremas käes korda ja kuidas kasutada selleks ühte väga lihtsat meile omast liigutust, milleks on siis kutsumise liigutus või käega veipamise liigutus. Kohe seletan. Meil on nagu kaks sellist peamist liigutust, mida käelaba siis teeb. Üks on haaramisliigutus. Kui ma haaran, siis ranne läheb siia. Sõrmedel on mõnus siia minna. Kui lõdva käega ajada ranne nii, siis sõrmed automaatselt lähevad selliseks. Automaatselt. Ehk siis keha jaoks on loogiline asju niimoodi haarata. Teine liigutus on käega viipamise liigutus või kutsumisliigutus. Kui ma midagi kutsun, siis mida ranne teeb? Siia poole. Ta algab kuskilt siit, ütleme, et sirge randmega ja ma ainult siit nii-öelda käsivarega seda teen. Siis ongi, sõrmed liiguvad ees ja siis hästi natukene liigub see ranna järgi. Ja see ongi hea. Nüüd, kuidas see meil kitarrimängu aitab? Ongi see, kui ma toetan käe siia, see on siis ühe harjutuse õppimine. Toetan siia, ranne on otse ja hops, kutsun. Nagu keriks siia rulli selle käe. Hops ja hops. Ja kindla peale liigun ees ja liigutuse lõpetab see, et hästi natukene ranne liigub hops niipidi. Mitte see, vaid hops siia poole. Ja nüüd teen seda 4 korda. 4 kordast on hea. Parasjagu, et on kasu, parasjagu vähe nii-öelda, et viitsib teha. Siis pöörad käe teistpidi ja teed samamoodi jälgid, et ei oleks ka nii ega nii kuskile poole, vaid täiesti otseranne. Toetan käsivarre siia ja hops. Tekib see sama liigutus. Hops ja siia poole. Väga tihti mängides on tegelikult hakatakse seda nii-öelda haaramist tegema. Meil on vaja kutsumisliigutust. Ja tegid siin ka 4 kordust. Siis toetad pöidla 4. keelele ja keelte kohal, mitte keeli mängides, samamoodi. Ja kui sa oled liiga kaugel, sellest annab märku see, kui sa hakkad selle jaoks kätt siis pöörama. Piisavalt keelte kohal olles saab seda liigutust mugavalt siin teha. Samamoodi 4 tükki liigudan ja hästi lõppu see väike randmenõks juurde. Tavalises mängus me seda randmenõksu enamasti ei tee. See randmenõks on selle jaoks, et õpetada käele, et kui ma mängin kitarri, siis see jõud tuleb niipidi sinna, mitte hops kuskile mujale. Et kaarega sinna künnanuki suunas. Ja nüüd järgmine osa sellest harjutusest on see, et seda sama liigutust, mis ma just siin keelte kohal tegin, hakkan mängima 3. keelel. Alustan I-sõrmega. Ja kogu käsi mängib mitte üks sõrm, vaid kogu käsi. Ja nagu kogu käel oleks ainult üks sõrm ja see üks sõrm on I-sõrm. Võtan kogu käega siia pööpesse ja teen selle liigutuse kaasa. Ja 4 on hea. Kui teed korralikult, siis 4 on väga hästi. Siis võtad M-sõrme. Ja kogu käsi ikka mängib ja 3. keel. Ja ei jäta I-sõrme siia ette, ei jäta ta siia, vaid ta jääb nagu selle M-sõrme taha, nagu ta oleks just oma liigutuse ära teinud. Samamoodi terve käsi, aga M-sõrm. Ma siit kõrvalt näitan, siis I-sõrm oleks nagu 4. keele kohal valmis mängima. Mängib siis see M-sõrm. Ja samamoodi 4 tükki. 1, 2. Võid julgelt toetada, ei pea siit kaugelt lööma. Toetan ära. 3 ja 4. Ja nüüd A-sõrm samamoodi. A-sõrme see liigutuse osa on kõige väiksem, sellepärast et suur osa sellest liigutusest on juba tehtud. Sellepärast et I ja M on siis juba siin pool, nii et nagu oleks M-sõrm 4. I-sõrm 5. Pöial on 4. ja A-sõrm mängib.
ja kui selle oled ära teinud, jäta asend samaks ja siis võid siin 3. keelel mängida natukene, et seda head mänguliigutust siis salvestada. Head harjutamist!